Berliin. Linn, mis on maailma ajalugu mõjutanud erakordselt palju. Eelmisel sajandil 2 maailmasõda just tänu Berliinis langetatud otsustele. Linn, mis 2 jagatuna oli külma sõja sümbol ja siis taasühinedes maailma tehnobio pealinn. Kui on üks suur linn, mida oma pidevas muutumises olen tahtnud portreteerida, on see just Berliin. Berliin, üks linn, mis minu arvates on alati muutunud. Juba linnapilt ise viimaste kümnendite jooksul, aga ka allhoovused, Berliin kui maailma kultuuri üks tulipunkt ja klubikultuur, kuidas see on muutunud ning eluolu ise viimase 10 aasta jooksul. Merit Kopli, Eesti kultuuriatašee, kelle töö Saksamaal ja just Berliinis, kus kultuuri on palju, on Eesti nähtavaks tegemine, on Saksamaa pealinnas elanud nüüd ligi 10 aastat. Kokku saame hommikul ta kodus. Elementi ära. Erasama. Kuna sel ajal, kui Berliinis oleme, kirjutasid üsna mitmed maailma suurlehed millegipärast sealse elu ühest lahutamatust osast, mida paljud ei tea, kohustuslikust tubade tuulutamisest, alustame oma päeva ka hommikuse tuulutamisega. Jaa, tuulutamine on teema ja see tähendab isegi, ütleme nii, et alguses, kui ma siia tulin, tundus see mulle kummaline, et sul on lepingus sees, et sa pead 2 korda või olenevalt lepingust, siis 3 korda päevas tuulutama, sellepärast, et esiteks see, et sakslased kardavad meeletult hallitust. Pisikuid kardavad nad ka, see on minu arust täiesti rahvuslik hirm, jalaseent, see nüüd ei puuduta tuulutamisse, aga üldiselt need sellised suured hirmud on jalaseen ja hallitus. Eriti hinnatud kodud Berliinis ja igal pool Saksamaal on siiski ju altbaud, ehk et ehitatud siis seal 1900 millegiga või natuke varemgi ja seal puhul ei ole ju üldse ventilatsiooni, mis tähendab, et seal on see tõesti hädavajalik, et eestlased ei kujuta ette, meil on ju ventilatsioon olnud, tähendab, see on elementaarne, et on ventilatsioon, aga sakslastel ta ei ole nii. Tänane Berliin ligi 3,7 miljoni elanikuga on 2 vahepeal eraldi arenenud linna Ida- ja Lääne-Berliini sulam. Paljusid asju ongi 2, loomaaedu näiteks, oopereid, lausa 3. Merit Kopli korter asub otse kunagise müüri kohal, nii et mõtteliselt võib selle jagada keskelt Ida- ja Lääne-Berliiniks. Ametlikku vahet enam muidugi ei ole, aga selgub, et osa linlaste jaoks on nähtamatu müür siiski seni püsti. Ja minu otse oligi naaber, kes siis ütles, et tema oma jalga Ida-Berliini ei tõsta. Miks? Tema ei olnud leppinud sellega, et sellised inimesed nagu ida-berliinlased on nüüd ka järsku nagu samaväärsed. Talle ei meeldinud see Saksamaade ühinemine. Ehk et seda ei saa küll veel öelda, et nad oleks nagu täiesti üks Saksamaa ja mingit vahet ei ole. Ja üks Berliin. Oi ei. Berliini, mis teises maailmasõjas natside kantsina üsna ulatuslikult hävitati, ei nimeta paljud ilusaks linnaks. Kohati on raske arugi saada, miks ta seesugune magnet on. Näiteks Kreuzberg, linnaosa, kus Kopli elab, pole esmapilgul teab mis veetlev ja samas... Kreuzberg on tegelikult see nii-öelda õige Berliin, ma julgeks öelda, või ma arvan, et igal pool kõige tuntum Berliini linnaosa. No ilus siin ei ole. Ilus siin ei ole, et see Kreuzberg on kõike muud kui ilus, et siin on ikkagi nii räpane. Ja kui mul ema külla tuli, siis ta ütles, see ei ole lihtsalt võimalik. Ta on üks ju endine Lääne-Berliin. Siin on kõige sellised revolutsioonilisemad berliinlased kindlasti. Valimistel võitsid siin tugevalt vasakpoolsed. Siin on väga palju punkareid. 3% elanikest on Türgi päritolu. Siis on siin väga palju tõelisi siuksi kommuniste. Suvel see, mis siin toimub, on ikkagi väga äkiline, et kõik need meeleavaldused lähevad siit mul kodust mööda. Igasugused Iisraeli vastu, Iisraeli poolt, Palestiina vastu, you name it. Kreuzbergis on kohti, kuhu Kopli heal meelel ei lähe. Kõik need majad on siuksed täiesti asotsiaalsed, siin on siuke kuritegevus. See on nüüd üks koht, kus ma nagu ikkagi naljalt öösel ei tule. Et muidu ma käin Berliinis igal pool, aga siia ma tõesti ei taha tulla. Ja ometigi sa ütled, et see on see Berliini tegelik süda. Ja ma ikkagi ütleks, et see on, sest siin on kõik see alternatiivsus.
See on see U1 liin, mis on kõige vanem liin. 1900 alguses. Ja need rongid on ka teistsugused, on kitsamad. Me siirdume edasi Meriti töökohta Eesti suursaatkonda, mis on samuti piirkonnas, kus ida ja lääs kunagi kohtusid. Saatkonnahoone peaaegu kuulsa Tiergarteni pargi kõrval oli müürist lääne pool. Nüüd on üle tee naabriks Saksa kaitseministeerium. Nagu kõigel Berliinis on ka sel hoonel väga huvitav ajalugu. Värvikad seigad on seotud ka meie endise värvika presidendi Lennart Meriga, kelle isa oli Berliinis diplomaat. Lennart Meri elas ta elas ka siin majas, et lugusid rääkida, Meritil on lugusid sinna. Lennarti isa töölaul oli siin. Ja siis, kui oli 2000 oli riigivisiit, mäletan nüüd pika sammuga, tuli siia ja siis oli näiteks seal maas oli auk. Ja siis ta ütles, et tema isa laud oli seal ja tema kratsis siis sinna isa laual istudes väikse poisina auku. See oli alles too, aga aasta hiljem, kui ta tuli avama, oli see juba kõik ilusti korda tehtud. Eesti kolis siia majja juba maikuus 1920. See on ainult paar kuud pärast Tartu rahu sõlmimist. Et ennast sellesse aega tagasi mõelda, Eduard Vilde oli toona Eesti esindaja siin. Muidugi on selle maja lugu meie jaoks seotud kogu Eesti ajalooga eelmisel sajandil. Kuidas me ei saanud seda maja külma sõja ajal ju kasutada, aga samas ta jäi Lääne-Berliini, Briti sektorisse. Britid kunagi meie annekteerimist ei tunnustanud. Kinnistusregistris oli alati kirjas Eesti Vabariigi omandina. Kõik need aastad. Kõik need aastad, et see on, ma arvan, midagi väga erilist. Sakslastele hakatakse Eesti lugu jutustama juba saatkonna hoone ees, et Berliin on maailma väidetav tänavakunsti pealinn, siis just selles keeles. Muidugi tunnete ära Eduard von Lõngus. Meie aga suundume linna ja ka maailma ühte kuulsamasse grafitihoovi. No siia tulime otsima nüüd väga konkreetset asja, meie Eesti oma grafitid maailma grafiti pealinnas. Ja, von Lõnguse siilikene arvutiga on siin. See oli 2017, kui ta siin käis. Kuskil siin seina pealt oli, aga siin on alati see probleem. Näed, on alles. Ta on alles, jaa. Ongi alles. Ja see asjaolu, et ta siin on nüüd varsti 8 aastat juba olnud või rohkemgi, jah. See on ikkagi näitaja, et tegemist on väärt teosega, sest Berliini graffitimeistrid on tegelikult maailma nagu tipud. Kui nendele meeldib ja nad seda üle ei joonista, siis see on juba väga hea märk. Jätkame oma kultuuriringkäiku Berliinis ja külastame täna neid kohti ja klubisid, mis turistide teele naljalt ei jää. Muidugi klubikultuurist rääkides mõeldakse esmalt tehnoklubisid, mis pärast müüri langemist said maailma kuulsaks. Nüüd on see skeene muutumas. Ta eelmisel aastal pandi päris mitmed ööklubid kinni. Need üürid lähevad niivõrd kõrgeks, et nad ei jõua neid enam hästi maksta. See on veel nagu liialdus, et öelda, et nad päris ära kaavad või välja surevad. Berliini maine oli ka see, et kõik upub ka meelemürkidesse. Millises suurlinnas ei ole, ütleme nii, et ega seal ei ole Berliin ilmselt siin nagu väga erandlik, ma arvan. Berliinis on palju ka teistsuguseid klubisid. Ühes Telliskivilaadses linnakus leiame Panda. Siin on esinenud ridamisi ka Eesti muusikuid. Und deswegen war für mich estnische Kultur, insbesondere Musikkultur, auch wirklich ein Begriff. Ihr habt wirklich herausragende Musikerinnen und Künstlerinnen, so dass ich bei Puulup natürlich, also ich wollte Puulup unbedingt bei uns haben. Wir haben dann mit Anna-Regina Kalk unsere Reihe aufgepeppt. Also es war so für uns auch eine Ehre, sie hier auf dieser Bühne zu haben. Es ist sogar so, dass als sie, glaube ich, bei uns zum zweiten Mal gespielt hat, war sogar der estnische Präsident hier zu Gast. Und da war ich auch total begeistert. Habe ich mir eigentlich gar nicht vorstellen können, dass irgendein Präsident aus einem europäischen Land dann zu uns kommen würde. No see siin on hoopis teistsugune Berliin. Kus me oleme? Me oleme Prenzlauer Bergis. Kuna ta näeb praegu niivõrd ilus välja ja ta on nii kenasti korda tehtud, siis arvatakse, et see on endine lääs. Ida linnaosadesse on tegelikult väga palju investeeritud. Nad on väga ilusti üles vuntsitud. Ja see linnaosa siin on kujukas näide sellest, kuidas Berliin on muutunud. Majad osteti ära, tehti korda, et nüüd on see
eriti just nagu noorte perede seas kõige hinnatum elurajoon. Kreuzbergi berliinlaste jaoks on see jälle natuke nagu punane rätik, et niimoodi suhtutakse kuidagi üleolevalt isegi võib-olla. Öeldakse, et siin on need lattemutid, sest siin on emad, kes käivad, eks ju, kahvel, latte on käes ja käru teises käes. Ja nad on sellised rikkamad inimesed loomulikult, mis ka Kreuzbergi sellises vasakpoolses stseenes ei ole võib-olla väga niisugune positiivne nähtus. Paljud on siin, tulevad ka Schwabimaalt, siis Baden-Württembergi liidumaalt, kus on väga palju raha, autotööstused. Öeldakse, et väga paljud korterid on ära ostnud just nimelt siis Schwabid. Ja see on niisugune Berliini omaette huumor juba, siis niisugune viha Schwabide vastu, kes kiruvad, et küll see Berliin on rõve ja kole, aga siis tulevad siia ja ostavad siiski kõik need korterid ära. Egal was, Berlin bleibt straight. Es ist die eine Stadt, die niemals schläft. Kuid meie uitamine jätkus ja jõuame ühe Lääne-Berliini kuulsa raudtee silla alla. Tuntust lisas neile sillaalustele ilmselt üks kuulsamaid Berliinist rääkivaid filme, Oscaritega pärjatud Kabaree. And he's... Oh, come on. Come on. Run! Run! Come on! Run! Kuid selle Zoo sillaga on seotud ka üks kuulus laul, mil paljude jaoks ei ole Berliiniga nagu mitte mingisugust sidet. Big in Japan. No kuidas on Big in Japan ja see Zoologische Garden seotud? No Zoologische Gardeni see jaam oli tegelikult ennem siis Lääne-Berliinis kõige pearaudteejaam. Ja nagu ikka pearaudteejaama juurde ja ümbrusesse kogunevad alati ju, ongi see kriminaalne element. See oli põhiline narkokeskus, oli kuritegevuse keskus. Laul räägibki sellest Berliini Zoologische Gardeni Hauptbahnhofist. Kas jääme siia silla alla ja siis see unistus, et kuskil mujal, kuskil Jaapanis võiksin olla staar? Ja tegelikult lõpeb see asi ju kurvalt ikkagi. Berliinis on kaks uhket peatänavat. Idas Unter den Linden ja läänes Charlottenburgi linnajaos Kurfürstendamm, mida juba 19. sajandi alguses nimetati linna Champs-Élysées. Ja siis meie uhke Kuudamm. Minu absoluutne lemmiktänav ikkagi. Berliinis on need linnaosasi põnevaid ja üks on huvitavam kui teine, aga ilusam on ikkagi Kuudamm. Lääne-Berliini esindustänav ja ta on ikkagi minu jaoks ilus ja oluline kodanlik Berliin. Ja kui veel kergelt lund sajab, siis ma kuulan šlaagreid. Ma mõtlen, et issand, see on see kuidagi see ilus Berliin minu jaoks. Et Berliinil ongi ju tema võlu, et tal on lihtsalt nii palju erinevaid nägusi. Et on Kreuzberg, on Prenzlauer on Charlottenburg ja see kõik kokku ongi selline kihvt. Ich bleib Berlin, meiner alten Liebe treu. Wikipedia järgi on Berliin Euroopa kontinendil, kui Istanbul, Moskva ja Peterburg kõrvale jätta Londoni järel suuruselt teine linn. Ja samas on ta kummaline. Sõjas katki pommitatuna ja siis üles ehitatuna ei suuda ta ehk oma iluga kütkestada. Ja seepärast võibki Berliin väliselt üsna külmaks jätta, kui temasse mitte süveneda, kui mitte leida neid artereid, mis elu selles suurlinnas tuksuma panevad. Ehk suutsime täna teile anda mõne vihje Berliini ja ta allhoovuste kohta.